tere tulemast kuulama Murevabaks podcasti, mina olen Lomeli. Ja tere ka minu poolt, mina olen Lili. No nii. Käes on see õudne aeg, Halloween. Yeah. Kas sina usud Halloweeni ja miks see Eestis järsku nii populaarne on? Hea küsimus, ma oleks nagu spetsialist, Halloweeni spetsialist. Aga tead, mina ei ole eriti olnud nagu selle mingi tähistaja või selline, nagu see on siuke tore asi mu arust, et vaata jälle mingi asi, mis teeb nagu selle tumeda perioodi kuidagi nagu põnevamaks, on ju. Et ma arvan, vaata äkki osalt sellepärast see ka nagu Eestis kogub hoogu, et see on täpselt see, et muidu on nagu jube pikk mingi töö- ja kooliperiood, kus meil ei ole nagu midagi toredat, on ju. Nii on. Et see on jõuludeni nagu... justkui liiga kaua aega. Et see on vaata täpselt õigel ajal nagu, et natukene tuua mingit, kas helgus on õige sõna, aga mingit meelelahutust, on ju. Ja kusjuures on hästi huvitav, kuidas viimastel aastatel sa näed, et poes see sortiment läheb nagu hullult Halloweenisemaks. Jaa, läheb jah. Kõik asjad on Halloweeni versioonid, Kalevi šokolaadi vampiiri verepildiga, mingid asjad. Et see on hästi huvitav, et kust see nagu tuleb, kas see on nagu see tänapäeva laste generatsioon, kes on hullult nagu selle Ameerika mingi, see tuleb ju suhteliselt Ameerikast ikkagi on ju see Halloweeni värk. Et kuna nad vaatavad hästi palju neid YouTube'i videosid, TikTok'i, mida iganes, kas see tuleb nagu sealt inspireeritult. Ja, no ma arvan ka filmid, vaata kindlasti mingil määral, kogu see nii-öelda kultuuriruum on ju, et meil on nii palju mingeid ägedaid õudusfilme asju on ju, et neid kõnetavad ja. Aga kusjuures näiteks ma ise mõtlen küll, et minu lapsepõlves küll ei olnud Halloweeni. Niimoodi. Hea point, jah. Et nagu see on, ütleme siis okei, ma ei taha kõlada nagu ma oleks mingi 80 on ju, aga ikkagi ütleme nii, et see on mingi 15 aastat tagasi, kui ma olin siuke nagu ikkagi väike on ju. Ja ma ei mäleta kunagi, et ma oleks Halloweeni tähistanud. Ja tõsi, ega ei olnud jah. Mingid nagu seda ma mäletan, et olid mingid need silmamuna mingi kommid poodides, aga see oli ka mingi ainus asi. See oli ka rohkem siuke mingi see oli nagu lihtsalt niisama aine. Aga jah, et niimoodi, et oleks mingid neid kõrvitsaid kraapinud või iganud kraapinud. Kuigi tead, kui ma nüüd mõtlen tagasi, siis tegelikult mul nagu mingist vanusest ma tegin küll, ma mäletan isaga neid kõrvitsaid iga sügis, aga tõsi, ma ei olnud võib-olla nii väike, aga mingi periood ma mäletan, et nagu mõned aastad me tegime. Aga kas see oli Halloweeni mõjutus või nagu midagi, ma ei kujuta ette. Kusjuures minu esimene Halloweeni kogemus on seotud sellega, et meil käis põhikooli klassis üks tüdruk, kes siis tuli niimoodi, et ma ei mäleta mitmendas klassis, aga suhteliselt nagu hilja on ju, et ei olnud meiega algusest peale, alla mingi 5. klass on ju, ja ta minu meelest tuli Ameerikast ja siis ta korraldas enda kodus siukse nagu Halloweeni peo. Ja siis ma mäletan, et me läksime sinna, me kõik olime nagu Halloween, vaata, et see on nii nagu kummaline, aga see oli nende peres nagu reaalne traditsioon. Et et see oligi minu mäletan nagu esimene kokkupuude, kus oligi see komm või pomm, vaata, et nüüd on see natuke siuke asi, et ma ei tea, kas nagu sellel ajal oleks väga mõistlik seda öelda kellegi ukse taga. Et vaata, et et tänapäeval komm või pomm, ma ei tea, kas öeldakse või? Ja tead, mis mul veel meelde, ma arvan, hea küsimus, trick or treat, ma arvan, on vaata rohkem on inglise kultuuriruum. Aga tead, mis mul meelde tuli, ma olin ikkagi suht laps veel, kui me olime mingi peretuttavate juures Halloweeni ajal ja meile tehti seda komm või pommi ja see nii-öelda host on ju, kes seal oli maja omanik, ta nagu oli siuke suht vaata irooniline või nagu kuidagi nagu veits halvalt suhtles nendega ja siis ma mäletan, meil pandi sinna nagu prügikasti see mingi tossupomm või asi nagu reaalselt. Nii et ikkagi? Ehk siis vaata ikkagi oli teema. Aga ma arvan, võib-olla pigem ei olnud nagu, esiteks ei olnud nii nagu laialt levinud, on ju. Ja see nagu kostüümide kandmine, ma arvan, et eestlased on nüüd võib-olla julgemaks läinud nagu kostüümide kandmise osas ja kõik see, on ju. Kuigi jällegi vaata see Kadri ja Mardi päev, see oli minu värk, Ja, mul oli ka. Et ma panin ikka Norvilt Marti, vaata. Ja, ma käisin ka Kadri ma väga ei käinud kusjuures. Mulle meeldis just nagu poisiks, vaata, et nagu teiseks kehastuda. Et see oli nagu äge, sai mingi vuntsid ette joonistada ja igast mingi naljakaid asju teha, et ma mäletan, mul on ikka siuksed pilte endast ka Mardi sandina, et peaks uuesti minema tegelikult.
see on nii huvitav, et jälle nii nagu hästi tuleb esile, kui erinevad me oleme, sest mul oli just vastupidi, et ma ei julgenud üldse Marti käia jooksmas, sest ma ei tahtnud ennast koledaks teha nii-öelda, vaata, mul oli see, et mingi kadripäeva puhul põhimõtteliselt läksid lihtsalt enda mingi valge kleidiga, ja said veits meikida ka ja et mul oli kuidagi see pool rohkem. Aga kusjuures hästi huvitav minu meelest alati olnud selle Mardi ja kadripäeva juures ja nüüd ka siis Halloweeni juures see, et tegelikult nagu kuhu uste taha minnakse. Ma vahepeal mõtlen nagu jumal tänatud, et ma ei läinud mingi pervari ukse taha. Jaa, tõsi, jah. Kui ma nagu mõtleks, et ma saan lapse, siis nagu appi tegelikult nagu tänapäeval on nagu, sa ei tea kunagi. Mitte siis oleks teadnud, on ju, aga lihtsalt ma ei tea, kas inimesed võib-olla ei võinud nii tõsiselt neid asju või kuidagi, et nüüd ma kujutan ette küll, et kui mu laps oleks nagu üks päev, et ta on mingi 5, seda nagu ma lähen Marti jooksma ja vaata, need käivad ikkagi õhtul. Mõtle, kus sa lähed mingi pervari ukse, ta tõmbab su tuppa ära ja ma ei tea, kus ta isegi on. See on päris creepy ja ma ei olegi nii mõelnud kunagi sellele. Ma lihtsalt hakkasin nagu praegu mõtlema selle peale. Ma mäletan, me käisime igast uste taga nagu. Nagu mingi, ma nii mäletan, nagu üks mees oli siukest, ütles, et tal ei ole midagi peale sularaha. Siis mõtlesin ka nagu mingi huvitavad inimesed nagu ikkagi on. Ja eks see vaata Eestis ikkagi minu arust ka siiani eriti see on nagu risk, sest et ma arvan, on väga palju vanema põlvkonna esindajaid, kes ei suhtu sellesse nii nii-öelda positiivselt, et me tähistame siukest päeva ja aga jah, ma ei tea, meil on hästi toredalt kortermajas, et meil iga aasta nagu kõik kortermaja lapsed käivad nagu meie kortermaja korterid läbi. See on okei. Ja meil on isegi nagu see toredalt tehtud, et kõik korterid, kes on valmis vastu võtma, peavad oma uksel nagu kuidagi märku andma, et kas mingi lindi paneme ukselingi külge või mingi kõrvitsa, et see on nagu minu arust täiega tore versioon, et tead, et see nagu koht, kuhu su laps läheb koputama uksele, et seal nagu oodatakse, Vot see on väga tore. Me lihtsalt ikka saime sisse võõrastesse majadesse, vaata, käisime. Eks seal on ka vaata oma võlu, lapsena, see on põnev, Oi, meil üks mees kunagi, läksime jälle mingi lambi koht ja see mees on nagu, ma just ootasingi, et kedagi pole täna käinud ja ta pani meile mingi rämeda kausi kommekotti. See oli meie nagu õnnepäev, vaata. Siis mõni pani mandariine, ma lihtsalt nagu, ma ei taha mandariine. Ja mu ema oli täpselt see, kes mandariine. Ma tahtsin just öelda, et kodus andsid vanaemale või emale mandariinid ära, ise komid ära. Aga eks see on siuke huvitav asi. Aga tegelikult selle Halloweeniga seoses meil täna on ka nagu siuke huvitav episood, et me otsisime netist välja lihtsalt puhtalt huvi pärast mingid paar õuduskummitus, siukest teistsugust kirja, mis on inimesed maha jätnud. Et kunagi mäletan, kui mina olin ikka siuke aktiivne Facebooki kasutaja ja mul oli kusjuures ka üks oma fännikonto, ma tegin kättemaksukontorile kunagi. Siis tehti väga palju ka õudusjuttude lehekülge. Küll käisid näiteks ka mingid väljamõeldud õudusjutud või siis päris õudusjutud. Mingid järjejutud. No täpselt. Nii et täna me olemegi leidnud igast erinevatest internetiavarustest, kust üldse saab mingid huvitavaid kas kirjakesi või nupukesi ja loeme need ette ja siis mõtleme, et kas me usume sellist asja, mis me sellest üldse mõtleme ja et kas tundub nagu see oleks päris lugu. Ma ei tea, äkki sa alustad? Ma alustan ja ma valisin ise need kirjad veits selle järgi, et millega mul on nagu endal ka mingi kogemus või mille kohta ma nagu oskan kaasa rääkida. Esimene siis keegi oli postitanud Threadsi, et hoian sõbranna kassi ja tema transpordipuur seisis ilusti pesurestil. Mängisin kassiga ja puur liikus, nagu oleks keegi seda tagant lükanud. Aknad kinni, kass ise niivõrd kaugele poleks kuidagi saanud seda liigutada. Video ka olemas. Ja tead, miks ma selle valisin? Ma ei saa nagu videot näidata, aga vaata, see oli nagu täpselt see, et kus nagu, vaata, mingid asjad on arusaadavad, et pilt kukub alla seinalt või midagi, aga sa vaatad ka seda videot ja nagu see ei ole mitte kuidagi loogiline, et mingi asi niimoodi nagu järsult vaata pöörab või nagu. Ja need on nagu need asjad, kui ma pigem olen see vaata, kes muidu selgitab kõiki asju juba loogiliselt, siis need on veits siuksed olukorrad, kus ma nagu, ma ei taha nagu uskuda. Nagu nõuetu, et sa ei oska vastu aga teha. Ma ei oska kuidagi selgitada ka nagu. See on tõesti väga kummaline. Ja, need on nagu hirmsad ja miks ma sellega valisin on see, et mul ei ole vaata väga olnud mingeid siukseid seiku elus, aga hiljuti mul oli mingi siuke case, et oli täiesti nagu tuulevaikne päev ja mu rõdul, ma olen nagu need lille nii-öelda sisepotid, vaata need plastikust, üksteise sisse pannud, nagu mul on mingi hunnik neid, ja täiesti tuulevaiksel päeval ma nagu olin diivanil ja nägin, kuidas sealt hunnikust üks pott nagu mitte lihtsalt ei kuku maha või midagi, vaid lendas nagu suure kaarega mingi 2 meetrit üles õhku
ja siis keerles nagu maha, onju. Ja noh, siis sa oled ka täpselt nagu, et oleks mingi tuuline päev, mingi torm, onju. Jah, et see oleks loogiline. Ja samas nagu see oli mingi virnas, kus nagu see tuul ei pääse sinna alla mitte kuidagi, onju. Ja siuksed asjad on mu jaoks lihtsalt nagu, et ma ei taha nagu hakata üle mõtlema ja ma ei ole ka see, kes väga kardaks, onju. Aga see on nagu see, tekib räigelt see küsimus, kuidas see nagu võimalik on, mis asi see on, onju. Ja mul tekib ka sellega täpselt siuke emotsioon, et nagu ma ju tahaks nagu uskuda, kui inimene ise kirjutab, samas nagu jällegi see tundub nagu võimatu. Ja vaata eriti... Kes see siis on või mis see siis on? Ja eriti need videod, vaata, on mu jaoks nagu see, et nagu ühes mõttes on see, et sul on videotõestus, on ju, et see muudab justkui reaalsemaks ja samas see paneb mind alati ka mõtlema seda, et kuidas sa nagu videole said selle või et see pidi ju... Kus sa teadsid enne filmida? Et kas see siis kestis nii kaua, on ju? Või need on nagu mu jaoks alati need küsimused. See on väga hea mõte tegelikult. Sest et samamoodi minu see lillepoti lugu, et nagu mul ei olnud küll mingit mõtet, et ma nagu filmiks vaata seda või et... Sellel hetkel oled ilmselt nagu nii šokis. Ja sa ei jõua mõelda, mitte mingi oota korra. Ja kaamera. Et mul ei tule elu sees pähe. On küll, jah. Tõesti. Väga huvitav. Ma ei tea, ma võtan siis enda kirja. Jaa, võta. Nii. See on siis ühest Facebooki grupist, kus on siis õudusjutud. Ükskord, kui ma olin oma parima sõbrannaga õues, helistas mulle võõras number ja ma võtsin selle vastu ja sealt tulid ainult imelikud hääled ja appikarjed. Ma panin toru ära ja 5-10 minuti vahel helistas see sama number mulle uuesti, võtsin vastu ja kuulsin seda sama ja enne nii helistas see number mulle päev otsa. Ma ei saanud ka telefoni välja lülitada, sest mu ema pidi mulle helistama, ma ei teinud sellest numbrist välja ja panin telefoni ära. Õhtul rääkisin oma emale, järgmine päev see sama number helistas uuesti. Läksime Elioni, oli sellel ajal veel Elion, et selle numbri kohta küsida ja meile öeldi nii palju, et see number on kinni pandud juba 2 aastat tagasi. Surmatunnistuse näitamisega mul tuli hirm peale, helistasime emaga telefoniga siis sellele samale numbrile, ema telefoniga siis. Öeldi, et see on kinni ja kui minu omaga helistasime, võeti vastu. See lugu on tõsi, uskuge või mitte. Ja siin rohkem ei olegi mitte midagi. Ühesõnaga, et siis tüdrukule helistas mingi number kogu aeg, kus siis karjuti appi, aga tegelikult öeldi seal siis telefoni, mis iganes pood on, nagu meil Elisa näiteks, et see number on surmatunnistusega pandud kinni juba 2 aastat tagasi. Ja kui ema helistab numbrile, see ei eksisteeri, aga kui see tütar helistas, siis see number oli nagu lahti. Väga creepy. Reaalselt väga creepy. Ma olin nagu, lugesin seda kirja, ma mõtlesin, et appi vaata, et mida sa teed sellises olukorras? Jaa, ega... Blokid numbri ära või? Blokid numbri ära ja mina vist blokiks ära. Aga siis mul tekib alati vaata see tunne, et okei, ma ei usu näiteks seda. Aga see juhtus. Ja miks siis keegi teine sinna helistades, aga just mina saan? Kas see nagu kokkusattumus või see nagu mulle suunatud? Jaa. Mina olen see, kes pigem nagu on mingi, et see on kokku sattumas, vaata. Ja ma tahaks ka nii mõelda. Minul tekkis see küsimus veitsin, et võib-olla nagu aeg oli teine, et see oli nagu vanem kiri vist, aga tänapäeval, vaata, ma ei kujutaks ette, et me lähme kuhugi mingi telekom ettevõttesse ja siis meile nagu öeldakse, vaata, nii nagu isikliku info või selles mõttes, et üldse, et keegi ütleks, et see number on kinni pandud, on ju. Aga samas seda vist äkki saab öelda või? Ma ei tea, jah. Mõtlemata, kui sa annad neile telefoni numbrit, keegi pidevalt helistab, siis nad saavad äkki öelda, et kas on üldse kasutusel. Võib-olla, kuigi, ma ei tea, võib-olla vaata tol ajal, on ju, täna ma ei usu, et keegi viitsib sellega tegeleda või et neil on mingi ligipääs, vaata, ma arvan, see on mingi Euroopa Liidu mingi seadusega, et sa ei tohi jagada vaata seda infot. Aga sellised asjad tekitavad nagu kõige rohkem küsimust. Ei, muidugi. Ja eriti veel sellelt surmatunnistusega, on ju. Et ma kujutan ette, et see käibki tegelikult niimoodi, on ju. Aga see, kas see inimene päriselt ütleks, et see nii oli, on ju. Et igatahes väga hirmus. On küll ja selles mõttes, et minu jaoks võib-olla kõige hirmsamad isegi ongi vaata need lood, et see on nii-öelda paranormaalne osa selleks, on ju. Aga see, et mingi vaata päris inimene võib ka seal taga olla ja see on nagu igal juhul vaata hirmus veits, on ju, et midagi nagu kahtlast on. Ei, tõesti. Mul tuli kusjuures selle kirjaga, kui ma selle leidsin meelde ka nagu üks enda lugu, mis on nagu, ma arvan, üks mu väheseid neid siukseid õudusjutte, mis mul enda kohta rääkida on, aga see on nagu üks kõige meeldejäävamaid ka. Ühesõnaga, ma olin kunagi kodus
ja ma arvan, et see oli mingi aastaid tagasi, ma olin ikkagi nagu piisavalt vana, et ma mäletan, et ma meikisin ennast kodus ja mingi siuke, et ma arvan mingi 13, 14, 15, mingi siuke. Okei, 13 oli ka vara, mingi 15. Ja siis ma mäletan, et mulle meeldis täiega nagu ennast meikida ja tihti ma tõssin nagu oma peegli akna laua peale, sellepärast, et seal oli valgus parem, onju. Mul ei olnud veel siis meigilauda ega midagi. Ja siis ma mäletan, ma tegin nagu meigi valmis ja alati peale seda ma võtsin telefoni ja siis tegin endast mingid pilte näiteks, et noh, et mulle meeldis nagu alles jätta, mis ma siis teinud olen, kas ma olen arenenud või mitte, et see meigi asi huvitas mind nagu ülipalju. Ja ma mäletan, et ma hakkan endast nagu pilti tegema ja ma näen nagu, et mu selja taga seisab mingi kogu ja saad aru, ma nagu vaatan ennast pildi pealt ja ma nagu näen silma kõrvalt, kuidas seal on mingi reaalne, nagu see ei olnud see, et ma kujutan seda endale ette. Seal oli mingi kogu, ma mäletan, ma viskasin telefoni ära ja vaatasin ja mitte kedagi pole. Ja mul oli nii kõhe tunne peale seda sees, mäletan nagu, ma ei julgenud oma telefoni nagu võtta kätte mingi pool tundi vähemalt. Sest see hetk, vaata, kus sa ei oota sellist asja, et see ei ole nagu see, et vaatasin õudusfilmi ja nüüd kujutan ette, et igas nurgas on koll, vaata. Või tihti vaata mingi riide asjad seisavad kuskil, sa kujutad ette, et see on mingi kogu, aga see on see, et ma ei oota seda mitte kuskilt, ma tõstan telefoni üles ja keegi on mu selja taga. Nagu, mul tuleb ikka külmarin, et see on nii hirmus. See on, jah, ma vaata, mul on täpselt see, et ma olen nii nagu siuke skeptiline või vaat siit tuleb hästi see nagu vahe välja, et minul oli ju, kui ma olin nagu vaimselt hästi madalas kohas, vaata, mul oli kuid periood, kus ma nagu nägin inimesi, loomi, mingeid asju, onju. Aga mul ei olnud kordagi see mõte, et see oleks mingi paranormaalne asi, vaid vaata, ma läksin sellega nagu arsti juurde, et mul on nagu probleem, et ma nagu näen asju, vaata, et ma pigem nagu mõtlesin, et see on mingi meditsiiniline konditsioon, onju. Ja tegelikult tõenäoliselt oli ka, sest ma sain nagu abi, onju. Et see on mu jaoks... Sa nägid nagu füüsiliselt asju? Ja, ma nägin nagu reaalselt, ala mingi, et kaabuga mees seisab mu auto kõrval, onju, 5 sekundit hiljem ei ole, onju. Issand, kuulda! Ja vaata, enamik oleks nagu, et et mingi kummitus või midagi, onju. Aga ma olen siuke vend, et ma ei karda, vaata, sest minu jaoks on see, et okei, ma lihtsalt ise lähen lolliks, vaata peast. Et mul on nagu midagi siin, onju. Et see on nagu hästi huvitav, see õhkõrn piir olnud mu jaoks, et vaata, kust me siis nagu teame, et võib-olla tegelikult kõik need kummituslood on see, et inimesed näevad lihtsalt mingeid, mul ei tule meelde, kuidas seda nimetatakse, mitte hallutsinatsioonid, aga või on või? Ei, hallutsinatsioonid ongi ju need, et sa kujutad endale ette asju, mis ei ole tegelikult olemas. Nagu hallukad, vaata. Võib-olla jah, siis on see. Ma ei tea, miks mul on nagu mälus, et see peaks mingi teine sõna olema, aga võib-olla on. Aga jah, et see on nagu mu jaoks huvitav pool olnud, et nagu, et kust me vaata nii-öelda teame nagu vahet teha, et mis hetkel ta on nagu see, et ma natuke peast versus nagu, et äkki see päriselt on mingi asi. Sest et jah, minu jaoks olid nad, võib-olla vaata ma ka sellepärast ei kartnud väga too hetk, et mul oli nagu see, et nad algasid hästi nagu leebelt ja realistlikult, et mul oli hästi tihti näiteks seda, et ma nägin, et mingi rott jookseb üle tee, vaata. Aga sa saad nagu aru kuidagi, või seda on hästi veider seletada nagu neid hallukaid, sest sa nagu alateadvuses saad aru, et see ei olnud päris, sest et ta nagu mingi poole pealt kaob ära, onju. Aga samas see on nagu nii realistlik asi, mis võib juhtuda, et mingi rott jookseb. See on nii jõuda. Lili, kuidas sa nagu... Ma oleks päriselt nagu ära niimoodi nagu mingi... Ja, ei, ma olin selles mõttes too, et ma olin nagu vaimselt väga halvas kohas, sest sa nagu ise vaata, isegi kui see on nagu hallukas, siis ikkagi see on nagu halb koht, kus olla, onju. Aga vaata jälle see, et saad terveks, tuled välja sellest, onju, kõik on korras. No vaata, see ongi see, et näiteks kui ma nägin ka seda kuju oma taga, see ei olnud nagu inimene, see oli kogu. Ja ma mäletan, et selle hetke ma nagu ajus ei ole ka kunagi olnud see, et ma usun kummitused, ma usun, me tegime küll väiksena need Ouija borde ja mis iganes need olid, onju. Või et ma mäletan, issa, mis asja me tegime kunagi, võtsime sõbranna surnud vanaema pildi. Siis hakkasime talt küsimusi küsima, nagu mis meie peas toimus. Ja siis ta mingi vastas meile, vaata. Ja nagu, see on ka vaata see, et see on nagu loll mäng, et nagu tegelikult ju fakt oli see, et me kõik liigutasime ise neid numbreid, ma ju tegelikult tean, et ma liigutasin, kui ma tahtsin uskuda, et ma ei teinud seda, vaata. Aga vaata selline hetk, kus ma nagu ei oota seda või ma ei ole seda planeerinud, ma ei tea, ja järsku mingi kogu, siis mul tekkis nagu kõhe tunne, et nagu mis see oli. Et kas ma päriselt kujutasin seda enda ette või seal oli midagi ja ma ei saa seda kunagi. Ja see küsimus jääb alati, onju. Jah. Ja seal ongi täpselt see, et kes kuidas nagu tõlgendab enda jaoks, onju, et samamoodi mul on nagu elukaaslane, kes nagu 100% usub kõiki neid asju, onju. Ja usub või? Ja tema on täpselt siuke, et kui ma ütlen, et ma nägin hallukat, siis ta on nagu, et
vaata, et see oli raudselt mingi kummitus vaata või midagi, et noh, selles mõttes see ongi nagu nii selles nagu usus kinni ja seda on nagu, kui inimene vaata väga kindlalt nagu usub emba-kumba poolt, on ju, siis on väga keeruline seda nagu ümber pöörata nii-öelda. Ja see on tõesti huvitav, kuidas vaata mõned usuvad seda kohe nii siiralt, et nad näevad sellist asju rohkem. Või nad oskavad mingeid asju lugeda. Jah, see on jah huvitav, et nagu üldse vaata, et osadel on hästi palju selliseid kogemusi ja osadel nagu üldse ei ole. See on nagu selgeltnägijad ütlevad, vaata, et neil on anne näha asju, mida tavainimene ei näe. Et see on kelle nagu see, et kas see on nagu või see on nagu see, et päriselt. Ja noh, samas näiteks mul tuli ka see paralleel, et mul näiteks elukaaslase lapsepõlve kodus on see, et noh, terve nende pere on nagu mingi, et seal toimuvad mingi kahtlased asjad, kõik on näinud, kõik on kuulnud ja noh, kõik ütlevad, et neil on nagu jube ebamugav olla seal majas, on ju. Mina olen nagu terve, noh, kõik need aastad ma olen olnud nagu lällällä, see on kõige ägedam koht üldse, mul on nii mõnus, nii hubane, on ju. Elukaaslane üli tihti mingi, kuule, kuuled sa seda häält või mingi, ei? Nagu ma olen alati mingi ülikluules, mingi ülitore vaata. Et noh, nii veider on mu jaoks see, et kuidas me nagu nii erinevalt kogeme neid asju. Ja kus juures üks asi, mis murdis minu jaoks kunagi selle usu nagu selgeltnägijatesse näiteks, oli see, et ma mäletan, see suur skandaal tuli välja Eesti selgeltnägijate tuleproovis, kus ju feigitigi hästi palju. Ja ma mäletan, kui see välja tuli, ma olin lihtsalt nagu ma reast uskusin nagu. Ja siis ma arvan, et see on nagu ka üks põhjus, et miks täna võib-olla seda saadet enam ei ole. Et inimesed on nagu kaotanud seda usu või näiteks vaata, kui sa vaatad selgeltnägijate sotsiaalmeediat, siis seal on ikka kommentaaris väga palju neid inimesi, kes nagu õiendavad endaga, et miks te seda teete ja raha pärast ja mingi jätke rahule. Aga ma mäletan, et kui kunagi see saade oli mingi 10 aastat tagasi, siis neid võeti nagu justkui päris tõsiselt mingi hetk. Eriti kui ma mäletan, üks osa oli see Jürgen Veeberi juhtis seda saadet, on ju. Ja oli vaata see saade, kus autosse peedeti inimene ära mingi romulasse. Ja paar inimest leidsid üles autost ja pärast oli välja, et see oli kokkumäng nagu. Et nagu, oota, see tekitabki minust selle küsimuse, et järelikult just need saate tegijad ise ka ei uskunud, et nad on päris selgeltnägijad. Jah. No või siis vaata, ma kujutan ette võib-olla ka see, et kui sa nagu teed tükk aega saadet ja näed, et midagi ei juhtu, muidu sa pead ise tekitama sinna mingi intriigi, on ju. Et võib ka olla nagu asi. Aga võt seal tekib see küsimus, et miks need selgeltnägijad nagu kaasa sellega läksid? Kui nad näiteks päriselt usuvad, et nende anne on päris, siis sa ju ei lähe sellega kaasa. Ma ei tea, vaata, eks see oleneb ka nagu, aeg oli teine nagu, see oli vaja ju pilti saada. Jaa, võib-olla küll, jah. Et see on siuke siiamaani päris nagu müstiline värk. Jaa, on küll, jah. Ja ma olen nagu hästi ka seda meelt, või vaata jälle nii huvitav asi minu jaoks on see, et miks me nagu ühiskonnas osasid nii-öelda selgeltnägijaid võtame ülitõsiselt võetavalt, on ju, ja siis meil on näiteks Teene laul, vaata, kellega oli mingi hull case, oli vist mingi Teene, vaat see, kellel oli selle Teene mingi koduleht. Kas see, kes mingi hulluks läks täitsa peast lõpuks või? Vaata, et noh, see on mu jaoks täpselt vaata see näide, et nagu miks me osasid võtame ülitõsiselt võetavalt ja tema puhul oli nagu see, et me tembeldasime ta hulluks justkui on ju ühiskonnas. Et noh, minu jaoks on nagu see, minu mindset, kus ma nagu jõuan, on pigem see, et nagu kui sa näed midagi või kuuled, võib-olla esimene samm oleks nagu arsti juurde minna, vaata, sest minul on see kogemus, vaata, et ma tõenäoliselt nagu olin vaimselt halvas kohas, ma nägin mingeid asju. Aga kas selle Teenega ei tuldki lõpuks ju välja see, et tal oligi psüühiliselt väga halvasti, sest vaata, ta ju karjus lõpuks mingites videotes, ta tahab inimesed ära tappa ja mingi, see läks nagu väga hulluks. Ja see oli jah, noh ma ei tea, vaata. See olukord läks nii käest ära nagu, et ma mäletan, mu ema rääkis sellest, et ta meedias väga palju luges, et alguses tal oli ju mingi oma pood ja mingid, kõik oli nagu hästi ja siis midagi juhtus, ma ei mäleta, mis siis juhtus, on ju, ma ei tea, kas ta üldse on avalikult öeldud, aga ma mäletan, et ma nägin neid videosid, kus ta karjus, ta paneb mingi inimestele needused peale ja ta mingi tapab kõik ära ja tuleb noaga ukse taha või mingi siuke väga nagu hull jutt käis seal, ma mäletangi, et see tekitas mul see tunnet nagu, noh, nagu sa ise ka ütlesid, et võib-olla vahepeal selle andega ei tasu hakata üksi nagu et nagu mine kõigepealt veendu, et sul on nagu kõik hästi. Jah, just nagu tervise mõttes on ju ja noh, kui on, siis selles mõttes, et võib-olla on mõnel mingid panded on ju, et noh, ma olen alati nagu see, ma ei pane või ma nagu mul ei ole mingeid eelarvamusi kellegi suhtes, et noh, võib-olla tõesti keegi näeb midagi on ju, lihtsalt mina pigem ei usu on ju, aga see on nagu kõik enda teha. Aga see ongi täpselt see, et me kunagi ei tea. Jah, täpselt. Nii kaua, kui päriselt mingi kuradi UFO laev meile siia planeedile tulema, hästi usu UFO-sid vaata. Aga kusjuures üks päev hästi huvitav, kui
see episoodi idee nagu tuli ammu, et teha, siis üks hommik sõitsin tööle, jälle nagu siuke kuidagi kokkulangevus on ju, ja siis alati on need ERR-i uudised hommikul on ju, ja siis ma alati kuulan neid. Ja seal rääkis ka, et on tehtud nüüd mingi uuring või uuringu tulemused, kus siis, et miks UFO-d siiamaani pole maale tulnud. Ma nägin vist ja, et sellepärast, et nemad arvavad samamoodi nagu meie, et siia ei ole mõtet tulla, et mille jaoks meid nagu siduda ja et nende jaoks on maa pole üldse nii põnev planeet kui näiteks mõni teine ja kui nad seal isegi olemas on, siis on nagu see võimalus, et nad üldse siia kunagi tulevad, on nagu peaaegu 0. See on nagu umbes meie, et meie ei lähe ka neid sinna otsima, nemad ei tule meid siia otsima, vaata. Et nagu see on täpselt vaata see, et mul tekib alati see küsimus, et kas need UFOd üldse on päris, on ju, võib-olla see on lihtsalt see, et hoida meid põnevusses, vaata, et aga samas, ei tea, on ju. Jaa, nojah, UFOd on eriti mu jaoks nagu see teema, mida ma nagu kuidagi, vaata ongi, et see on nagu, seda on nii keeruline tõestada, et kas see nagu on päris või ei ole, just ma pigem nagu olen võtnud selle mindseti, et mina ei usu, vaata. Et täpselt see, kuni ma ei näe, seni ma ei usu, vaata. Aga see on ka teema, vaata, millega on jube kerge nagu minna seda teed, et hakkad uskuma, et näedki mingit, ma ei tea, helikopterit öösel ja siis oled mingi UFO. Või mingid videod, et tundmatu mingi keha lendas, on ju. Tänapäeval vaata nii lihtne seda feikida ka, et ma ei tea. Kas sul oli veel mingi üks kiri või? Mulle on küll veel, jah. Nii. Keegi jälle Threadsis kirjutab. Ostsime kunagi klaveri. Mees käis järgi. Öösel olin lastega üksi kodus ja keset tööd hakkas allkorrusel keegi klaverit mängima. Ilusti mängis. Järgmine päev rääkisin mehele ja ta ütles, et see klaver kuulus enne ühele naisele, kelle poeg peale surma selle meile müüs. Minu jaoks oli see kogemus väga hirmutav, aga peale seda rohkem pole kuulnud, et ta seda öösel mängiks. Appi, lõpeta ära, see on nii lappes. See on jah. Kuigi, vaata, ma panin ta jälle siia sellepärast, et siuksed case'id on minu jaoks need, mis on nagu kõige rohkem siuksed, mille osas vaata hästi lihtne oleks nagu ära selgitada mingis mõttes. Või okei, me ei tea detaile, on ju, aga kui ta ütleb, et tal on lapsed, on ju, et kas ta sai 100% kindel olla? Aga ilusti mängis. No ja okei, kui tal keegi lastest ei mänginud, oletame klaverit. Et eriti vaata, kuna ta ise oligi sellepärast nii üllatunud. Et ma arvan, vaata, kui tal mingi laps oleks käinud klaverikoolis, siis ta oleks nagu, okei, äkki, ma ei tea, mingi Milvi läks alla klaverit mängima. Ja, fair point, selle peale ma ei mõelnud. Ma saan ju sellest sinu pointist, et seal võib olla mingid kokkulangevusi, vaata. Kui ma ärkaks öösel ülesse, mul ei ole mu meest kõrval, ta on mingi tööl või ma ei tea, kus iganes ja mul on lapsed kuskil kõrvaltoas ja keegi hakkab all klaverit mängima. Mu esimene mõte oleks kohe see, et lapsed. Jah, mul oleks ka. Aga siis ma jookseks kohe laste tuppa, vaataks nad magavad, siis ma oleks nagu täiesti paanikas. Jah. Ma selles mõttes imestan ka, et ta nagu selle kohta vaata rohkem detaile nagu ei kirjutanud, on ju. Aga jah, see on hea point, et see nagu ilusti mängimine vaata teeb veits nagu creepimaks selle loo, on ju. Sest et keegi, kes tunneb seda klaverit. Ja, et oleks vaata mingi lihtsalt klimberdus, on ju, et midagi kukkus peale või mingi, ma ei tea, kass hüppas, oletame, et tal on kass, on ju. Et seal on jah. Ja mulle jäi ka tunne, et tõenäoliselt see on nagu vana klaver, et ei ole vaata mingi elektri mingi asi, et seal on vaata mingi sisse mängitud need asjad, on ju. Oi jumal, see on tõesti... Ja, aga see on minu arust üldse nagu mingi surnud inimeste asju nagu osta endal koju, vaata mingi restaureeritud mööbel ja kõik siuksed asjad, nagu ma olen räiget siuke, ma ei taha enda koju nagu. Vähemalt ma ei taha teada. Ja, või seal on nagu vaata täpselt see, et ma ei usu, et seal nagu on eriti midagi kaasa tuleb, aga lihtsalt... See mõte sellest. Jah, kuidagi seal nagu see on olnud kellegi teise oma ja nagu mulle siuksed valad asjad väga nagu ei meeldi. Ja mulle ka mitte. Issa, ma hirmus. Ma ei tea, võtame äkki korraks ja vahele siuksed toredad faktid, nad ei pruugi olla väga toredad, aga me natuke uurisime ka siis selle nagu üldse Halloweeni kohta, et mingid põnevaid fakte Halloweeni kohta, mida siis võib-olla ette lugeda. Nii. Näiteks, kust tuli üldse see kostüümide traditsioon? See tuli siis algselt vaimude hirmutamisest. Inimesed kandsid juba jubedaid maske, et pahad hinged neid ära ei tunneks. Hiljem muutus see mängulisemaks, trikiga või kommi. Tava tekkis, kui lapsed hakkasid hingede rahustamise asemel kommi nõudma. Okay. Ma ei olnudki kunagi selle peale mõelnud, et kostüümid olid selleks, et pahad hinged neid ära ei tunneks. Ja elu sees poleks arvan nagu.
issand, see on nii hirmus, ma tahan koju minna. See on nii huvitav tegelikult, vaata, kust siuksed traditsioonid üldse nagu tekivad, onju, et mingi kamp inimesi otsustab ühel hetkel, et see, et ma panen mingi kostüümi selga midagi, et päris veider, aga noh, vaat see on mingil määral ka nagu jälle sinna nii-öelda vaimse tervise maailma, et nagu vaata obsessiivkompulsiivne häire on vaata see asi, kus on see, et sa pead midagi tegema, onju, et ennast nii-öelda maha rahustada, onju. Et selles mõttes on nagu hästi inimlik asi, ma arvan, mis nagu, et noh, tahad midagi justkui füüsiliselt teha, et mingit halba asja ennetada, onju. Või vaata mingites nagu vaimsetes seisundis inimesed tihti ju mõtlevad ka näiteks võib-olla niimoodi, et see aitab mind sellest vabaks saada, vaata, või noh, saad aru, et mingid siukesed kinnisideed, et siuke asi võis ju vabalt tekkida kinnisideest, kus inimene arvaski, et kui ta riietab ennast teistsuguseks, siis teda ei tunta nagu ära. Et muidugi. Et see on ka jälle siuke väga huvitav, et kus siuksed asjad alguse saavad, aga tead, mina nagu ei usu sellist asja. Kui ma olen Malle kostüümi, siis hinged ei saa mind kätte. Ei, elu sees mitte. Et see pole päris see. Aga jah, selles huvitav on teada, kus see siis võib-olla tuleb. See on hullult põnev nagu ja noh, kui me mõtleme selle peale, et enamikest täna on ju Halloweeni tähistavad, ma arvan, keegi kujutab, et seal mingi siuke taust on. Ma oleks enne pigem arvanud, et see ongi mingi Ameerika mingi popkultuuri teema umbes, et lihtsalt mingi äge pidu on ju ja paneme kostüümid. Nii, järgmine näiteks siuke ämbliku nägemine Halloweenil. Surnud lähedane valvab sind. Vanas keldi ja inglise folklooris usuti, et kui sa näed ämbliku Halloweeni ööl, siis surnud sugulase hing jälgib sind ja kaitseb sind. Siis see ChatGPT on lisanud natuke creepy, natuke lohutav. Eks? Kus suures ämblikutega on üldse siuke huvitav värk, et minu arust neid on alati seostatud ju Halloweeniga, sest nad on siuksed nagu veits ebameeldivad, hirmsad on ju, nagu kuidas kellelegi, aga samal ööl siis sa tead, et su surnud lähedane valvab sind. Okei, ma nüüd loodan, et ma ei näe ämblikku. Ma just mõtlesin, et kes kuulab vaata õigel päeval, et siis vaadake, kas näete, on ju. Mulle tundub, et see on siuke natuke nagu mingi muinasjutt, vaata. Ja ei, muidugi. Vaata, siukseid asju on palju, mis mul on näiteks eredalt meeles. Mingi teooria on sellega, et umbes kui sul on värskelt mingi lähedane ära surnud ja sa näed liblikaid, et siis liblikas on see, kes nagu umbes läbi su selle surnud lähedase tuleb mingi jälgima su elu või nagu tere ütlema, on ju. Ja vaata, see on jälle täpselt siuke asi, et ma mäletan, kui mul nagu vanaisa ära suri, on ju, ja teadsid seda, igal pool nägin liblikaid, on ju. Et kui sa nagu oskad vaadata või mõtled selle peale, sa hakkadki märkama, on ju. Ja see on täpselt sama asi, kui mul see sõbranna ära suri ja siis ma hakkasin igal pool kuulma neid laule, mida me näiteks kas koos kuulasime, kas tema oli kuulanud või nagu kõik märgid viitasid temale. Aga vaata, nüüd on see, et enam ei ole seda, sest ma ei pane seda enam tähele või ma ei otsi seda teadlikult. Nii, järgmine on mustad kassid pole alati olnud halva õnne sümbol. Iidses Egiptuses ja Šotimaal peeti musti kasse õnne ja kaitse märgiks. Alles keskajal hakkasid inimesed neid seostama nõidadega, sest arvati, et nõiad võivad end kassiks muuta. Seda ma ei teadnud isegi. Ma ka ei teadnud. Ma tean, et see on alati see, et kui must kass läheb üle tee, siis sülitad 3 korda üle vasak õla, on ju. Siiamaani teen seda vahepeal. Ma ei tea, mul kuidagi perest jäänud see vist, et 3 korda. Aga väga huvitav nagu mõelda. Mina ei ole kunagi tegelikult musta kassi pidanud nüüd kas nagu halva või hea õnnemärgiks, on ju. Ja ei, mina ka ei ole. Aga et nõiad võivad ennast kassiks muuta. Et seda arvati. See on päris huvitav teooria. Aga mul tulivad sellega meelde, mis ma hiljuti nägin kuskilt, et vaat see Läti vist Flow multikas, vaata, mis sai mingi Oscari või oli kandideeri või midagi sellist, on ju. Saigi Oscari. Sai, on ju. Sellega ju minu arust ma nägin hiljuti mingit uudist, et see oli see multikas, mis vähemalt kuskil riigis nagu räigelt elavdas seda, et hakati varjupaikadest musta värvi. See oli üle maailma kusjuures. Et see on minu arust nii äge nagu, sest et nii kahju on, vaata, mingi loom on nagu saanud endal mingi sellise kuvandi, on ju, et nagu kardetakse just. Ja kusjuures seal oli üks põhjus, et miks ma kunagi lugesin hästi pikalt selle kohta, et kuidas see film on nagu muutnud musta kasside elu, on ju. Ja seal oligi see, et musti kassi ei võeta juba selle pärast, et nad on vähem fotogeenilised. Et pildi peal sa ei näe tema nagu kontuure ja mingid joone, sest ta nagu,
No, oled musta seina taustal, siis sa ei näe teda nii hästi, vaata, et ainult silmi näiteks on ju. Ja sellepärast inimesed võtsid palju vähem neid, sest nad ei olnud fotogeenilised, mis on ka oh my god, teda nii armsad, nad on nagu, ta lihtsalt loom. Nagu, ta ei peagi olema fotogeeniline. Et selles mõttes tore, et siuke asi nagu aitas kaasa. Ja samas vaata huvitav minu arust nagu koerte puhul ma ütleks, et pigem on vastupidi, vaata, või et nagu musta koeraga vaata küll minu arust mingit teemat ei ole, et inimesed võtavad ikka, on ju. No jah, vaata, koer on nagu läbi elu olnud ikkagi siukse mingi sõbra eest ja kuidagi, et kass on ikka siuke isepäine ja selline ikkagi nii-öelda halvema kuvandiga on ju. Aga no eks see on ka tuleb nii ja naa asjadest. Nii, mõnes riigis tähistatakse Halloweeni toidu või vaikusega. Tšehhis pannakse Halloweeni õhtul lisatool lauale, et lahkunud lähedaste hinged saaksid istuda ja osalda. Soomes ja Eestis on vaiksemad hingedepäevade traditsioonid, pigem mälestatakse, mitte ei hirmutata. Mehhikos tähistatakse surnute päeva, värviline ja rõõmus püha, mitte hirmus. Kui seda ma olen varem kuulnud ka, vaata, Mehhikos on see surnute päeva, nii et nad panevad oma kõige värvilisemad asjad selga üldse ja mingi pidutsevad räigelt seal on ju. Et ja vaata jälle huvitav, et Tšehhis lisatool on ju. Vaata hästi palju pulmades tehakse seda. Ma olen mingit sellist asja üldse vist Eestis on minu arust ka mingid sarnaseid traditsioone, et kas see teatakse mingi sauna ala, mingi toit või mingi midagi, on ju. Et no selles mõttes on minu arust need nagu toredad traditsioonid, et sa nagu hoiad meeles on ju enda lahkunud lähedast, aga ma ei tea, ma ise nagu nii kaugele üldiselt ei läheks. Ja ma mäletan, nagu meil oli ka kunagi mingi siuke asi, et lauda ei tohi kohe ära koristada, et need surnud, need, kes meie juurest on lahkunud, nemad veel leinestavad, kui me oleme lahkunud. Et see on ka, vaata, see tekitab alati veits nagu kahetse tunde, et see on nagu creepy, aga samas see on tore, et me nagu mõtleme neile. Et see on jah selline üldse nii huvitav, et vaata eestlastes on ikkagi suht palju tegelikult sellist nagu ebausku vaata või mingid traditsioone, mis on nagu juurdunud peredesse. Ja või vaata tulebki nagu perest kaasa see, kui nagu ma kujutan ette, et ma ise teen nagu alateadlikult võib-olla neid samu asju, aga ma ei ole kunagi nagu ise selle peale tulnud, vaid see on tulnud nagu perega kaasa. Tõesti väga huvitav. Nii, Halloween on nüüd üks majanduslikult suurimaid pühi maailmas. USAs kulutatakse igal aastal üle 10 miljardi dollari kostüümidele, kommidele ja kaunistustele. See on teine kõige populaarsem püha pärast jõule. Nii huvitav. Ja noh, samas ka selles mõttes võib eeldada, sest et tõest sellest on väga suur nagu äri tehtud, ja nagu me näeme, siis jõuab vaikselt ka Eestisse. Ja täpselt. Eks ma arvan, see turundusmaailm on kindlasti hullult võimendanud kogu seda traditsiooni. Et kui meil ei oleks kõiki neid asju nii-öelda müügimaailmas, siis ei oleks seda traditsiooni ka või no ma ei tähistaks siis. Et noh, kas või võtad nüüd ju Eestis ka on mingi see lauluväljakul mingi see Halloweeni asi ja noh, jälle mingi asi, vaat saad piletiraha võtta, saad mingeid asju. Ei, no muidugi selles mõttes igast asju mingi verega teha ja ma ei tea, mis iganes on ju. Ja vaata, väga paljud kasutavad Halloweeni kui ka nagu võimalust riietada ennast kellekski, et on mingiks kuulsuseks või midagi on ju. Sest meil ei ole nagu, mäletan nagu hästi paljudes filmides, mida ma kunagi vaatasin, on nagu siuke ütlus, et Halloween on see üks päev aastas, kus sa saad panna endale ükskõik mida selga. Mis on nagu veits tõsi on ju, siis ei vaata see just kui viita. Võib-olla Eestis veel on nii on ju, aga just mingi USAs ongi see üks päev, kus sa võid olla ükskõik, kes sa tahad vaata. See on huvitav, ma just hiljuti nägin, mul üks tuttav tegi mingi selle teemalise TikToki, mis vist sai päris palju nagu vastu ka ja et noh, oligi umbes see, et me võiks mingi normaliseerida nagu kostüümide kandmise ja selle on ju. Mis nagu mind pani ka mõtlema selle peale, et nii huvitav on samas see, et vaata osasi hästi kõnetab see mingi kostüümide teema. Ma olen näiteks olnud terve elu see, kes on nagu mingi suht veider, vaata, või ma olen täpselt see, kes nagu kelle pärast seljas on. Või noh, et nagu, ma tegelikult ei ole kunagi vaat charge'inud teisi, on ju, aga lihtsalt ma ise nagu, ma ei tea, ma tunnen ennast jube veidralt, kui ma mingi peaks kuhugi, või üldse vaata mingi kostüümipeod, umbes mingi sünnipäevad, kus sa pead mingi temaatilise kostüümi panema. Sorry, kui sul on siuke kriteerium, ma ei tule sünnipäeva. See on jah siuke huvitav asi, vaata, et noh, päris strekkina. No vaata, mul on siuke, et mul on nii suva. Mul on pigem nagu naljakas, aga jah, ma saan nagu aru, mida sa mõtled, et ma ise olen ka siuke, kes vaatab nagu imelikult. Või no mitte nagu teadlikult, vaata, et ma pigem olen nagu mingi mis tal just seljas oli, nagu oma vahel kellega, mitte et ma ei karju talle mingi mis ju seljas on. Et jah, see on siuke nagu, ma arvan, see on eestlaste jaoks veel võõras.
jah, tõenäoliselt. Mul on tunne, et vaata meie vanemate generatsioon on isegi rohkem vastu võtnud seda või nad on kuidagi nagu, ma ei tea, vähemalt mul on tunne, et selliseid firmapidusi asju on vaata juba palju, mis on mingi kostüümidega või suvepäevad vaata firmadel on ju. Aga ma ei tea jah, minu jaoks on kuidagi ikka nagu harjumatu. Kuigi ma pean ütlema, ma olen käinud ühel nagu sõbranna sünnipäeval, kus ma nagu nägin vaeva mingi kostüümiga. Sest et vaata tead, et on nagu lähedane sõbranna ja see on nagu oluline talle, et ma võin nagu siis näidata sellega, et ma nägin vaeva ja võtsin nagu selle hetke, on ju. Aga jah, ma ise nagu ei kujutaks elu sees ette, et ma mingi ajendaks üks asja. Ei seda küll. No nii, järgmine on siis see, et vampiirid ja küüslauk pole lihtsalt müüt. Usuti, et küüslauk tõrjub halbu vaime, sest selle lõhn sümboliseeris elu ja tervist. See on ka põhjus, miks küüslauku seostati vampiiride peletamisega, elujõud võidab surma. Kusjuures ma olen seda kunagi kuulnud, et küüslauk on vaata nagu ka haiguste vastu. Et kui sa hakkad haigeks jääma, küüslauku ja piima peale vaata. No, see on mingi väike asi, mida ma kunagi isa kogu aeg tegime. Seda on mul jah mingid tuttavad ka soovitanud umbes, et nende vanaema mingi nipp umbes, et mingi küüslauk ära ja pane mingi lõike laua peal kuhugi toa nurka ja siis oled terve, on ju. Et see on vaata jälle asi, mis on mingi, ma ei tea, meie vanavanemate seas umbes nagu levinud, mul on tunne, või ma ei tea, ma olen väga paljude nii-öelda vana inimeste kodudes näinud neid küüslaugu vanikuid rippumas, vaata, mis on nagu huvitav. No jah, see on tegelikult see, et midagi halba sellele, et see on nagu võib-olla üldiselt saab seda tõlgendada see, et ta ongi nagu haiguse vastu ka, et ta on hästi vitamiini ja kõige rohke, on ju. Nii, trikiga või kommi, ehk siis trick or treat, komme sai populaarseks alles pärast teist maailmasõda. Sõja ajal polnud suhkrut saadaval, nii et kommid olid luksus. Kui suhkrupuudus lõppes, hakkasid kommifirmad reklaamima Halloweeni ja trick or treat muutus massiliseks nähtuseks 1950-ndatel. No see kõlab nagu loogiliselt, on ju. Et vaata, inimesed tahavad alati seda, mida neil ei ole. Et siis oligi see, et kui üks pere sai joosta niimoodi kommiga ringi, siis teine oli nagu... Ja samas elu sees poleks nagu arvanud või osanud nagu ise eeldada, et see mingi süüksed kohast on tulnud nagu... Aga ei täitsa tore nagu sellises valguses, et on mingi süüke taust vaata. Nii ja viimane. Esimesed laternad ei olnud kõrvitsad. Enne kui Ameerikas hakati kõrvitsaid uuristama, kasutasid iirlased naereid. On naerised või? Jah, naereis nagu ainult. Naereid ja peete. Nad uuristasid neisse hirmuäratavaid nägusid, et hoida eemal kuri hing nimega Stingy Jack, mehest, kes tegi kuradiga lepingu ja jäi igaveseks maad mööda rändama laternaga. See ma ei teadnud isegi, et see laterna asi on tulnud ka sellest, et on mingi mees, kes siis oli halb ja rändas ringi laternaga. See on siuke ka väga... Ma ei kujuta ette, kuidas sa uuristad muidugi. Ma ei tea, kui suur naeris on, aga peet on ju suht nagu väike. Ja ta on suht nagu... Peet võib olla kusjuures suurem ka tegelikult, aga peet on ju nii pehme. Naerist ma veel saan aru, on ju. Väga huvitav. Ja päris... Võib-olla see tehtigi auk, et saaks küünla sisse panna, vaata. Siis ei tehtud nägusid. Läidud nii ekstraks. Ma ei tea, kas sul oli veel üks kiri, et kas tahad selle ette lugeda? Mul tegelikult on jah, mille puhul ta on hästi lühike kiri, aga saab nagu natuke laiemalt arutada ühe teemal, et keegi siis Redditis kirjutas, et mul oli lapsepõlves välja mõeldud sõber, kes oli mu kaksikvend. Teismelisena ma sain teada, et mul tõepoolest oligi kaksikvend, kes suri sünnil. Okei, see on jälle mingi megatiip nagu. Ja sellele ma lihtsalt mõtlesin, et see on hästi huvitav, et tegelikult ju nii paljudel lastel on need välja mõeldud sõbrad, on ju. Ja mina olin näiteks see, kes vaatas viirastusi mega palju mingi aknast, on ju. Ja enda arust nägidki mingi nõiad lendasid ja kõik oli. Et vaata jälle täpselt see teema, et mis see siis nagu on, et kas see on see lapse nagu loovmõtlemine, on ju, et kas see tõesti on nii võimas, on ju. Või seal nagu päriselt on midagi, sest vaata mingid need teooriad on, et nagu laps nii-öelda sündides on nagu avatum või kuidagi värskemalt on meeles mingid asjad, on ju. Kusjuures see kaksikute teema on räigelt siuke, et ma tean seda, et kui kaksikud sünnivad, siis nad on üksteisele nagu kõige olulisemad. Isegi ema pole nii oluline vist kui nagu üks kaksik teisele. Ja vaata, kui üks surigi ära, siis võib-olla ongi see, vaata, et see teine jäi ime läbi ellu, on ju. Sest tihti vist nad ei jää niimoodi üldse ellu.
ja siis vaata, ta nagu võib-olla tunnetas, et ta ei olnud see, kes üksi sündis. Et see võib ju täitsa võimalik olla kuidagi, ma ei tea. Jah, no vaata jah, see tundub ka tegelikult siuke asi, mida on mingis mõttes psühholoogia vaatest nagu suht lihtne selgitada, on ju, et jäigi tal nagu alateadvusesse kuskile, on ju, ja ta lihtsalt nagu mingi, tal oli nagu puudus millestki. Mingi trauma pinnalt lõi endale, on ju, selle nagu kujutluse, et võib ju vabalt olla, aga see on jah, jälle vaat teema. Minul vist kunagi nagu kujuteldavaid sõpru ei olnud. Ma mäletan, mul oli parim sõbranna, kellel see oli nagu hull teema ja nagu veel suht hilises eas ka nagu mingi kooli ajal vaata. Et mul see ei olnud. Ja see on päris huvitav, et nagu kus see vaata tekib või miks see nagu on osadel lastel. Äkki see vaata see, et siis sul on kõik kogu aeg kellegagi rääkida. Jaa, sest mul on tegelikult vaata tunne, need on tihti nagu üksiklapsed vaata, kellel ei ole nagu edasi. Mina. Aga sa samas ei mul olid nagu kaisukad need, kellega ma rääkisin. Et nemad olid nagu mu sõbrad. Et või siis oligi näiteks mu ema onju või vanaema või isa onju. Et kuna mul on nagu tunne, et kuna ma olin nendega hästi lähedane, siis mul ei olnud vaata seda hetke, kus ma hakkaks nagu mõtlema, et mul ei ole kedagi. Et võib-olla see nagu nendes peredes, kus on natuke keerulisem kommunikatsioon. Et siis võib täitsa olla, et sa leiadki endale kujutatava sõbra, kes on sinu jaoks nagu alati olemas. Et seal võib olla mingi siuke tõsisem nagu asi juba mängus vaata, et kunagi ei tea vaata. Ja võib-olla küll. Ja vaata, need laste teemad on üldse minu arust päris nagu kriipid. Ma ei võtnud ühtegi sellist kirja, aga ma nagu põgusalt mööda sirvides nägin päris mitut sellist, kus oli umbes see, et mingi vanem vaata kirjutas. Issand, mingi lennuk tõusis, jah. Saad aru, see on täpselt see, et salvestad sellist episoodid sigali. Ära hakka praegu. Ma juba kuulsin, sa ehmaldasid ära ka, meil lennukid tõusevad väga nagu suure põrinaga sest mööda, nii et ärge mõelge midagi, kui siin järsku mingi suur heli on. Mingi maailma lõpp hakkas. Okei, ühesõnaga, ma jäin sinna, et päris paljud vanemad olid kirjutanud nagu sellest vaatepunktist umbes, et mul laps mingi seisis keset tööd ja vaatas ja ütles, et seal on keegi. Need on nii hirmsad lood, ma arvast. Need on nii hirmsad, kõige hirmsamad lood üldse. Sest vaata, kas sa oled seda nagu teooriat ka kuulnud, et koer ei haugu kunagi tühja kohta? Ja mul koer seisis ükskord. Ma olin suurest osas vaatasin telekat ja ta lihtsalt vaatab nagu tühja koridori lõppu ja ta karjub. Seal ei ole mitte kedagi, mitte ühtegi häält pole, mitte midagi, ta lihtsalt haugub. Ta nagu non-stop, ta vaatab sinna ühte kohta, et ta lihtsalt haugub. Ja mõtlesin ka mingi tähesti. Nagu palun tule ära, palun ukse kinni, lähme magama. See on kriipi. Mul on tegelikult sellega üks lugu, mis on, ma arvan, põnev. Muidu üldiselt kõik lood ma olen enda elus nagu ära seletanud, mis mul on juhtunud või mingi elukaaslasel. Aga meil on korteris üks case, mis nagu on päris hirmus. Meil on üks uks, meil on nagu elukaaslasel see nii-öelda mänguruum, kus ta on mingi pelab arvutis, on ju. Ja meil on suht tihti see, et mul on seal nagu diivan kõrval, ma magame seal diivanil, on ju. Ja me nagu enamik õhtuid oleme nii, et loomad magavad seal ja kõik oleme seal, on ju. Ja mu elukaaslasel on seal hästi palju olnud, kuna tema on seal tihti kauem, on ju seal toas, siis tema nagu ütleb aeg-ajalt, et ta seal nagu ukse peal on näinud mingit kuju ja midagi tajub, on ju. Vaata, ma ütlesin ka, ta on siuke, et ta nagu usubki ja näebki, on ju, ja ma ei ole sellest nagu midagi arvanud. Aga meil oli hiljuti siuke case, et ma magasin seal ja mul on vaata seda sleep paralyse'i suht tihti, on ju. Ja siis mul oli seal nagu jälle see, et nii-öelda magada, on ju, ei saa keha liigutada ja nägin, et seal ukse peal on must kogu, on ju. Ja hullult hakkasin nagu karjuma läbi une, on ju, ja mingi elukaaslane vaata oli seal kõrval, mängis arvutis, ehmatas ära räigelt, on ju. Ja siis oli olnud see case, et samal ajal täpselt oli mu koer vaadanud sinna täpselt samma kohta, kus mina pärast ütlesin, et ma nägin seda meest ja haukus nagu üliagressiivselt. Lili, ma vist võib-olla minestan kohe, aga see on okei. Ja võt see on siuke case, et nagu need on täpselt mu jaoks need hetked, et okei, üks inimene näeb või midagi, on ju. Saad seleta, kui on nagu see, et 2 inimest või mingi loom ja inimene vaata nagu sama koht. Loom, kes ei saa sulle valetada. Ta lihtsalt teeb seda, mis tal instinktist nagu tuleb. Ja ta tegi nagu täpselt seda, mis ta teeb, vaata, kui keegi võõras mingi on ukse taga või et kaitsebki kodu, on ju. Ja hiljuti oli veel tegelikult see, et üks õhtu oli lihtsalt mul kass oli seal samas toas niimoodi, et nagu vaatas ka siin ukse avasse, on ju. Mitte midagi ei ole seal. Ja tõuseb nagu 2 käpa peale ja silmad nagu ülisuured ja vaatab nagu ihmul näoga, nagu seal oleks keegi, vaata. Et siuksed asjad on nagu, mis... Appi Lili, nagu ma ei julge siit ruumist välja minna.
Õnneks me valges salvestame. Ja, seda küll. Ma loodan siin keegi väga mingi enne magama jäämist ei kuule. Koljad ei liigu ringi siin. Ja, et need sleep paralyze teemad on minu jaoks isegi nagu kõige hirmsam. Ei, need on väga hirmsad. Pluss siis see, kui on nagu mingi loomad ja lapsed näevad midagi, et see on nagu päris haige. Vot seda sleep paralyze'i mul pole õnneks vist kunagi niimoodi tugevalt olnud. Hästi õrnalt, kui ma nagu tunnen, et ma magan ja ma nagu tahan nii väga üles ärgata, ma nagu tunnen, aga ma ei ärka. Aga seda on mul nagu nii õnneks nagu hästi nii vähe olnud nagu hästi põgusalt, et ma nagu kui sa kuuled neid lugusid, mis nagu inimestel on olnud, siis see on juba another story, vaata, kunagi saab sellest nii põneva episoodi teha, et kellegagi näiteks. Aga issand tead, ma arvan, me peame otsad kokku tõmbama. Sest see asi läheb siin nagu käest ala juba natukene. Läheb küll. Et ma ei tea. Mina ikkagi ütleks nii palju siit kaasa vähemalt, et pole vaja liiga palju uskuda või huvitav on alati sükst asja lugeda, aga ärge laske nagu liiga naha alla pugeda neid asju. Et see tekitab päriselt veits hirmu tunde peale. Isegi seda kõhedaks võttis. Aga tegelikult need on lihtsalt lood, mida me ei saa kinnitada. Jah, täpselt. Ja ongi täpselt see, et nagu mina soovitan alati nagu hoida veits skeptilist meelt, ja just ka nagu ma täna jagasin, seda enda poolt, et me tegelikult nagu ei saa alati eeldada, et see, mis me näeme, on midagi paranormaalset, vaid et äkki on midagi tervisega, äkki lihtsalt ise mõtled üle, Täpselt. Et võib-olla loogiline selgitus ka asjadel. Jah, et kui sa hakkad nägema päriselt midagi, mis ei ole seletatav, siis võib-olla kõigepealt lihtsalt räägi kellelegi sellest, et kui sa jätad ta üksi, see võib nagu koledaks ära minna. Ja tead, mis ma tegelikult siia tahan veel öelda kindlalt enda selle kogemuse baasilt, on see, et ma hästi kartsin vaata too hetk, et kuidas sa lähed ja ütled mingi kellelegi, eriti vaata mingile arstile. Muidugi. Et nagu number 1 hirm oli see, et ma ütlen süüks asja, nad panevad raudselt mind kuhugi mingi kinnisasutusse vaata, et täiesti psaiko peast, Tegelikult nagu, kui kellelgi on süüke asi, nagu ärge kartke päriselt, sest et mitte midagi ei juhtunud. Mul nagu oligi, ma rääkisin oma psühhiaatrile ära, ja ta suhtus sellesse nagu see oleks täiesti tavaline asi. Ja tõenäoliselt vaata ongi, ma arvan, neid inimesi, ta puutub sellega mingi iga päev kokku tõenäoliselt, et ei ole see, et keegi hakkaks sind vägisi kuhugi viima või tembeldab sind hulluks, et ikkagi nagu kui sa ise suudad võtta selle, et äkki see on midagi tervisest, siis ma arvan, meditsiinitöötajad selles osas on isegi parimad, kellega nagu ühendust võtta vaata kõigepealt, et nad nagu oskavad aidata äkki vaata. Või... Ärge mingi selgelt nagu jõurta palun mingi sellist asja. See lihtsalt võimendab nagu. Ja sinu jaoks seda kindlalt hästi ära, sa oledki võimega, ma ei tea. Et lihtsalt kõigepealt teeme asja selgeks ja siis vaatab edasi vaata. Jaa, täpselt. Nõus. Et jah, aga aitäh, et te vaatasite seda episoodi, see oliks kindlasti kõige õudsemaid episoodi, mis me kunagi teinud oleme. Ja loodame, et saite siit mingeid huvitavaid fakte kaasa võib-olla Halloweeni kohta, mida me ka ise ei teadnud. Ja ilusat Halloweeni! Ja et oleks selline parajalt hirmus, mitte liiga hirmus. Jah, just. Ahoi, tšau! Tšau!